e-sigareti ning õige e-vedeliku valik. See on üks peamisi põhjusi, miks paljudel ei õnnestu tubakast loobumine, sest on valitud vale e-sigaret või vale e-vedelik. Meie soovitame, et esmane e-sigaret ja selle kasutamise kogemus peaks sarnanema tavasigaretile. Siis on loobumine lihtsam. Laias laastus on siis e-sigarette 2 tüüpi. Ühed on sellised väiksemad, nagu siin. Need on suust kopsu e-sigaretid. Need siis imiteerivad tavasuitsu kõige paremini. Seal toimub tõmbamine samamoodi nagu tavasigaretil, ehk siis alguses suhu ja siis kopsu ja siis välja. Teised on siis otsekopsu, need on tavaliselt sellised suuremad. Need meenutavad kõige rohkem vesipiipu. Sealt tuleb hästi palju auru välja, tõmmatakse otsekopsu, ehk siis vahepeal ei ole sellist vaheetappi, vaid otsekopsu ja välja. Ja nende esimeste puhul, ehk siis need suust kopsu e-sigaretid, neil on suureks plussiks see, et e-vedeliku kulu on väike. Nendel suurtel tosumasinatel neil läheb e-vedelikku ikka päris palju. Aku mahutavus. Kui ostate liiga väikese aku mahutavusega e-sigareti, siis võib juhtuda see, et keset päeva on aku tühi, ei saa enam e-sigareti edasi kasutada ning siis lähebki käsi juba tavalise suitsu järgi ja niimoodi ongi see loobumine päris raske. Selleks, et teada, millist akut valida, kui suure mahutavusega akut valida, tuleks teha väike enese analüüs ja mõelda, mitu suitsupäevast te praegu teete. Selleks oleme teinud 2 tabelit. Esimene on siis see, kui te tahate endale suuskopsu e-sigareti. Vaadake, mitu suitsu te teete ja vaadake, milline aku mahutavus sellele vastab. Ja teine tabel on siis nende suurtemate jaoks. Seal on nüüd siis natuke teistmoodi. Vaadake samuti, mis vastab teie suitsetatud sigarettide kogusele ning valige see. Ja üks variant, kuidas lahendada seda probleemi, et aku saab tühjaks, on osta endale vahetatava akuelementidega mood või siis aku. Näiteks siin akuelement on vahetatav, ehk siis te saate endale osta neid mitu tükki vastavalt vajadusele, kuid see muidugi tähendab seda, et te peate ostma ka eraldi akuelementide laadija. See on küll lisakulutus, kuid te saate alati olla kindel, et teie e-sigaretil on piisavalt akut, see ei saa tühjaks ja te saate alati muretult veipida. Kui teil on selline mood, millel on vahetatavad akuelemendid, siis väga tähtis on neid õigesti transportida või hoida oma taskus. Esimene variant on siis sellised silikoonist kaitseümbrised. Need siis kaitsevad akuelemendi pooluseid. Ning teine variant on ka selline karp, sinna mahub näiteks siin 2 tükki, samuti akuelemendid on ilusti kaitstud, te ei pea millegi pärast muretsema. Kõige suurem oht ongi see, et kui nad on teil lahtiselt taskus, samuti on teil samas taskus ka näiteks võtmed või sendid, siis võib juhtuda selline olukord, kus poolused ja sendid ja võtmed kõik on omavahel ühenduses ja lähevad lühisesse ja võivad isegi plahvatada. E-vedeliku valikul on siis 2 peamist asja, selle maitse ja kangus. Alguses soovitame tubakamaitselise e-vedelikke, sest need meenutavad kõige rohkem tavasuitsu, siis üleminek on natukene kergem. Hiljem siis saab juba midagi muud proovida. Teine, nikotiinikangus, see on isegi kõige tähtsam, sest siin on jällegi see hetk, kus inimene võib kogemata valida endale liiga lahja e-vedeliku. Ta tõmbab seda ja tõmbab, kuid nikotiinivajadus ei ole rahuldatud, siis võib jällegi minna käsi sigareti järgi või lihtsalt tõmbab seda nii palju, et e-vedeliku kulu on suur ja siis kulub ka palju raha. Ehk siis õige nikotiinikangus. See on tähtis selleks, et te teaksite, millist nikotiinikangust valida. Oleme jällegi teinud sarnase tabeli. Alguses siis suust kopsu e-sigarettide jaoks. Vaadake, mitu suitsu te päevas teete. Vaadake, milline kangus sellele peaks sobima ning valige see. Teine tabel on siis otsekopsu e-sigarettide jaoks. Kuna otsekopsu ja suustkopsu e-sigaretid on erinevad, neil on erinevad võimsused, siis on ka erinevad kangused. Soovitame ka seda, et võtke alguses erinevaid kanguseid. Proovige ja leidke endale see õige. Kõige parem variant on külastada mõnda meie kauplust. Kas siis e-sigareti poodi või siis Vapelandi. Seal on meil suur valik e-sigarette
neid kõiki saab proovida. Meil on olemas ka maitsestendid, saate erinevaid maitseid proovida ja kindlasti te leiate endale sealt õige e-sigareti ning ka õige e-vedeliku, kuna meil on seal väga-väga head ja kogenud nõustajad, müügikonsultandid. Nad kindlasti aitavad teid ja iga teie küsimus saab vastuse. Samuti võite meile ka kirjutada, kas siis e-mailile, Facebooki, kodulehe chati, ükskõik. Võite ka meile helistada. Kui teile meeldivad meie videod, klikige siia või siia. Seal näete meie teisi videosi, saate subscribe ida või siis tellida meie kanalit. Siis te olete alati esimene, kes meie videosi näevad. Tänaseks kõik ja näeme jälle varsti. Tšau!